Tere tulemast isikliku evangelismi sessiooni 3 ja täna meil on teemaks palve ja sõnakuulelikkus. Ja minuga on kaasas Martin, kes on minu arust evangeeliumi kuulutamise ja palve osas nagu väga head tööd teinud ja ta jagab mõned lood ja ma jagan mõned lood ja ma usun, see tuleb väga hea sessioon. Ja kui see midagi jääb kahe silma või kõrva vahele, siis kindlasti sa saad seda järgi lugeda loengu konspektist, nii et selle video all on loengu konspekti link ja kliki sinna, vaata, loe ja saad innustada ja julgustada. Aga niisiis, tänane sessioon palve ja sõnakuulelikkus evangelismis. Inimesed tihti küsivad, mis on evangelismi edukuse võti. Ja mina tavaliselt ütlen selle peale palve. Kõik, mis sünnib palvekambris, manifesteerub päeva jooksul füüsilises reaalsuses. Nagu üks jumalamees A.T. Pearson on tsiteerinud, palves algab kõik ja palves lõpeb kõik. Missioni iga edusamm on otsene palve tulemus. Ja selles sessioonis ma tahangi sulle näidata, kui suur roll on kuulutaja sügaval suhtel Jumalaga. Enne kui rääkida palvest, on oluline teada, mida mina ja sina usume, sest meie usk määrab ära meie tulemuse. Kas ma usun, et see on Jumala tahe, et ma tunnistan? Kas see on mu kutsumine? Kas ma usun, et ma kuulsin püha vaimu häält? Kas mu tugevusel või tegevusel on üldse mõju? Need on vaid mõned küsimused, mida iga kuulutaja oma seest läbi käib. Kuid vajavad selgust, et midagi juhtuks. Charles Chaps ütles, et usk on nagu süüde gaasile. Ilma usuta ei teki mingit väge. Kui sa ei usu, et see on sinu ülesanne kuulutada või sa ei usu, et sellest üldse kasu on, siis see tegelikult limiteerib sind meeletult palju. Sest iga kord, kui sa ei usu oma tegevuse mõjusse, sul pole ka mõju. Usk millegisse sünnitab ootuse selle suhtes ning ootus sünnitab sõltuvuse Jumalast. Inimesed on tihti küsinud, et kui ma palvetan inimeste tervenemiste eest ja midagi juhtu, et kuidas ma siis sellest olukorrast välja tulen? Miks ma järgmine kord uuesti proovin, hoolimata paljudest ebaõnnestumistest? See on uskumise küsimus, ma vastan neile tavaliselt. Esiteks, ma usun seda, et kui Liam Parker, minu sõber, on öelnud nõnda, et kui sa palvetad ja midagi juhtu, siis midagi ikka juhtub. Ma ei tea kunagi, mida üks palve võib inimeses teha ning ma ei või hinnata selle tulemuslikkust paljalt selle järgi, mida ma näen või mida inimene väljendab. Kui ma palvetan kipsis käega noormehe eest ja ta ei tundnud kohe midagi, kuid mõne päeva pärast, kui ma teda uuesti nägin, oli ta kips ära võetud ning ta kinnitas, et ta on kiirelt taastunud. Vau, midagi ikka juhtus. Teiseks, ma usun, et seda, et kui ma astun välja ja ma palvetan kellegi eest, siis on see tunnistus selle kohta, keda ma usun ja kui palju ma usun. Ja inimene, isegi kui keegi ei saa selle palve läbi terveks, saab kõigile teatavaks tunnistus, mida Jeesus on kuulutaja sees teinud ja mida ta võib teha kõigi elus. Nii et kui kuulutaja astub välja ootuses ja usus, et midagi sünniks, siis midagi kindlasti sünnib. Ja võib-olla mitte oodatud tulemusena, kuid midagi kindlasti, sest sinu usk paneb Jumala tegutsema. On see nii? Ja, see on täpselt niimoodi. Minul oli kunagi üks selline hästi huvitav olukord, et ma olin ühe sõbraga, olin koos. Olime kuulutamas. Tegelikult meid oli vist rohkem. See oli 2 aastat tagasi. Ka oli novembrikuu pime nagu praegu. Ja olime sõpradega koos ja kuulutasime mingile seltskonnale, seal oli üks vana tädi ja tal oli siin midagi katki või midagi jama oli ühesõnaga ja me palvetasime tema pärast ja mitte midagi ei juhtunud, aga see oli hullult nagu kuidagi nagu inspireeris neid inimesi, kes olid ümber ja seal oli üks teine tädi, kellel oli siit õlavarrest oli luu pooleks. Ja ta oli mingi vau, et nii äge, et ta tahab, et tema eest ka palvetatakse. Mina ei saanud midagi aru, sõber tõlkis, ta rääkis vene keelt, ma üldse vene keelt ei räägi.
ja siis me panime käed peale ja palvetasime tema eest ka. Wow. Ja siis ma tundsin, kuidas see luu seal sees liikus. Ja ma alguses mõtlesin, et sõber hakkas väänama, mõtlesin appik ja kondi väänamist ja sai kasvas kokku koha peal. Wow. See oli nagu päris hirmus ausalt öeldes minu jaoks, sest ma nagu tegelikult võiks nagu öelda, et suures usus, aga tegelikult ma nagu ei oodanud siukest. Wow. Aga et see oligi, et see me ennem olime kuulutanud, me olime rääkinud, me olime palvetanud, tegelikult mitte midagi ei juhtunud, aga see kuidagi nende südamed avas. Wow. Ja siis see mõjus sellele järgmisele olukorral. Ma olin isegi veits skeptiline selle kogu asja osas, aga me nägime natukese aja pärast, vist nädala pärast seda tädi uuesti. Ja siis ta palus veel mingite asjadest palvet sellepärast, et see töötas. Wow. Et võib kinnitada neid sõnu küll. Ülivõimas. Ole julgustatud täiega. Kui midagi juhtu, siis midagi kindlasti juhtub. Ja ära too kunagi vabandust, et ta ei saanud terveks, et ei tasu enam palvetada. Ei, ära vabanda kunagi ennast välja. Kas või juba see, et inimesed saab palvetada endast, nad on juba nii tänulikud, keegi üldse neile tähelepanu pöörab. Et seda juba ei tasu alahinnata tegelikult. Juba see on armastus, eks ole, et sa pöörad ühele inimesele, vajaduses inimesele tähelepanu. Wow, milline armastus. Vägev. Nüüd aga läheks palve teema juurde, palve ja tahe. Ma tean, et paljud tahavad meis näha ärkamist ühiskonnas ja Jumala juurde tulemas massiliselt hingesid, aga äratusjutustaja Oswald Smith on öeldud, ainult võitlus hingede pärast sünnitab vaimulikke lapsi. Ja ma usun, et me peame õppima võitlema hingede eest, et nad saaksid päästetud. Palvevajadust kogesid kõik meie põlvkonnas suured evangelistid nagu Billy Graham ja Reinhard Bonke ja seda kogevad meie missionärid kui üksikisikud, sina, mina ka, kes tahavad kulutustööd vilja näha. Need peavad õppima ära palvetöö hingede pärast. Daniel Golenda, kes võttis Bonke töö üle, ütles nõnda, et kogu töötegijate hulk missionipõllul on täielikult sõltuv kellegi palvetest nende eest. Kui see on tõsi, siis et ajaloo suurim lõikus on käes, siis peaks kogu kristlaste ihu ühinema, et paluda lõikus issandad, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele ja paluda päevalt kuniks suur missionikesk saab täidetud. Nii et edasises me tahaksime, et sa avastaksid, kuidas kogu kuulutustöö edukus on tihedalt ja lahutamatult seotud palvega. Ma usun, et esiteks palve on kogu edu alus. Kas sa oled mõelnud kunagi, mida Jeesus mõtles, kui ta rääkis, et kinnisidumisest maa peal? Ta ütles, et tõesti, mida te iganes kinni seote maa peal, seda on kinni seotud ka taevas, mida te iganes lahti päästate maa peal, on ka lahti päästetud taevas. See kirjakoht räägib tegelikult palvest, kus muutus toimub vaimses määris kõigepealt ja seejärel manifesteerub füüsilises sfääris. John Wesley ütles nõnda, et Jumal ei tee midagi muud, kui ainult vastab palvetele, mida sa igatsed siis näha sündimas. See peabki sündima enne palves. Ma olin ükskord kodus mänguväljakul lapsega ning mulle tuli pähe mõte palvetada, et tekiks võimaluse tunnistada. Olin mitmeid teisi kordi samuti selle samal mänguväljakul olnud, omamata mingit kontakti teiste lapsevanematega, aga seekord otsustasin läheneda teisiti ning palvetasin. Et see koht kuuluks Jeesusele ja et siin olevad inimesed saaksid päästetud ja oleks avatud vaimulikuks vestluseks. Mõne hetke möödudes läks minu laps teise lapsega mängima, mis tõmmas ka minu kaasa nende laste ja vanemate juurde. Eemalt kuulsin võõrkeelt ning issand pani mul südamesse küsida sellelt lapsevanemalt, et mis keel see on, mida ta räägib. Peale lühikest vestlust küsis prantsuse keelt kõnelev lapsevanem, et ka minu eriala töö kohta ning sain rääkida oma pastoritööst, tunnistada oma lugu, kuidas ma sain Kristuse läbi Jumala lapseks. Kui meie palvetame vaimusfääris, siis asjad sünnivad füüsilises sfääris. Jim Cymbala isegi väljendas seda nii, et suured igatsused põhjustavad suuri palveid. Mis see on, mida sina igatsed näha? Tead, kõik see on võimalik. Kui sa palvetad, siis see on võimalik. Nii ilus on näha, kui püha vaim tekitab sulle võimalusi vestlust alustada ja on imeline näha, kuidas püha vaim ise tunnistab Kristusest läbi sinu. Pühakirjast ja kiriku ajaloost oma isiklikust kogemustest
me teame, et kõik katsed kuulutada evangeeliumi ilma juhtiva pühavaimu elustava väeta luhtuvad. Pühavaim ise on kõige tähtsam tunnistaja. Kinnitab meile Fox ja Morris ühes raamatus. Palve läbi annab evangelist loa pühal vaimul teda juhtida. Amen. Nii et see on edu alus. Teiseks, ma usun, palves tekib usk, et ta saadab võimalusi. Ma arvan, et varem või hiljem, kui sa üritad saavutada igapäevase evangelismi elustiili, varem või hiljem sulle tekib küsimus, et kust ma leian igapäevaselt need võimalused tunnistada. Ja siin on sul vaja usku, et Jumal saadab sulle need võimalused, kui sa seda igatsed muidugi. Sest usk tekitab palve ja palve läbi tema annab sulle võimalused. Ta hoolitseb, et sinu kuulutamise võimaluste eest päeva jooksul. Kui sa usud seda, siis on see võimalik. Ta saadab need, sest kõik on võimalik sellele, kes usub. Absoluutselt kõik on võimalik. Kuidas ta saadab sulle võimalusi? Mis on need viisid? Sa ka tunned mõnikord võimatuid kohti, et kuidas ma täna tunnistan, aga ta saadab sulle siiski võimalusi. Ja see on minu jaoks on nagu väga oluline. Mina olles siuke introvert ja ma nagu üldse ei taha niimoodi inimestega rääkima minna. Siis ma olen väga tihti palvetanud seda, et Jumal anna mulle ise need võimalused, sest nagu esiteks nagu ma lihtsalt juba liha poolest ei taha niimoodi punnida ja teiseks küljeks ma ei ürita ju midagi ise teha. Ma tahan Jumala tööd teha, mitte mingit oma asja punnida. Ja huvitav ongi see, et kui palud, siis need võimalused on nii kerged tekkima. Et koolis ja töö juures, otsakoolis sa töötad. Jah, no näiteks otsakoolis olukord, et ma palvetasin hommikul, ma mäletan seda hästi, et ma palvetasin, et ma saaksin mõnele oma õpilasele olla kuidagi õnnistuseks. Ja mis siis juhtub? Teen mina tundi, ma üldiselt nagu väga konfliktne inimene ei ole, aga tookord mul õnnestus üks õpilane nii närvi ajada, et ta jooksis klassiruumist välja. Ja ma mõtlesin, halleluuja, ma ei plaaninud seda, aga hea võimalus. Tund lõppes ära, kõik teised läksid minema, ütlesin nägemist kõigile, aga sina jää siia. Ja sain uurida, nagu küsisin, et kuule, et kas kõik on hästi, et kuidagi nagu liiga dramaatiliseks läks. Ja mis sealt välja tuli. Tal oli depressioon, mingid asjad, me saime koos palvetada ja ma olen hiljem ka taga ühendushoidus, see oli väga imeline asi. Et nagu tõesti, ja see tuli puhtalt selle peale, ma ütlesin, Jumal, anna mulle, et ma mõnele õpilasele saaksin täna kasuks olla. Nagu vahel tekib küsimus isegi, et nagu miks tihemini seda ei tee, sest see toimib iga kord. Minu puhul on näiteks see isegi, et enamus asju, mis mul juhtuvad, on teisipäeviti. Sest teisipäeviti ma käin meeste palvekoosolekutel hommikul ja hommiku hakkab palvega. Ja teisipäev on see tavaliselt see asi, see päev, kui midagi juhtub. Nii et kui me nüüd iga hommik algaksime ühe piibli lugemuse palvega, võib-olla osaduses mõne lähedasega, kui palju asju sealt võib tulema hakata. Alati Jumala küsid, isegi siis, kui sa oled Jumala ees siiras, sa ütled, ma tegelikult ei taha liha poolest, ma tunnen, et ma ei taha, aga ma olen nõus, et teeme ikkagi, et mu süda igatseb seda, siis Jumal kohe vastab nendele palvetele. Amen. See on tõesti nii vägev on kuulda, et võimatutes olukordades ta teeb võimalusi. Mina näiteks olen pastor ja olen veedanud päris palju usklikega aega. Aga ma igatsen ka, et Jumal, ma tahan kuulutada, ma ei taha ainult usklikega veeta aega. Kujutad ette, ta on siia kirikusse saatnud mulle abivajajaid, turiste ja ükskord isegi mingid ajakirjanikud kuskilt Hollandist tuli. Üks neist oli uskmatu ja ma teen nendega intervjuu, nad küsivad Jumala ja kiriku ja usu kohta ja ma räägin laialt, tunnistan, möllan kõik Kristus, ajalugu, kõik värgid, särgid ja siis saan teada, et üks ajakirjanik, kas on uskmatu ja ma saan tunnistada. Ja lihtsalt niimoodi inimesi voolab siia sisse. Kõik see on selle taga, et uskuda, et Jumal on vägev saatma sulle võimalusi ja sa ei pea ise punitama ja lihas neid tekitama. Sinu suhe Jumalaga, sinu palve tekitab neid. Amen. Kolmandaks, ma usun, et palves tekib kuulutamiseks tahe. Olen paljudelt pastoritelt kuulnud, et seda sama teemat, et nende evangeelne kuulutustöö väheneb peale seda, kui nad on hakanud täisaega kirikus töötama.
nüüd nad käivad töö tõttu enamasti läbi vaid usklikega. Ja mina ei tahtnud, et see minuga nii läheks. Mina ei tahtnud, et isiklik evangelism jääb nagu kuivab kokku. Ma tahtsin, et see hoopis süveneks ja see süveneski, see arenes ja paremaks ning rohkem koguselt. Ja ma avastasin, et kõik, mis selle taga oli tahe. See oli tahe. Ma leidsin, et võin päevade viisi uskmatutega koos veeta ja mitte midagi kuulutada, kui mu sees pole tahet. Või teine case, et ma võin päevade viisi usklikega koos aega veeta ja siis 10 minutit koduteel kuulutada vähemalt 5 inimesele, kui mul selleks on tahe. Selline vägi on tahtel. Ja ma usun, palve tekitab tahet ja see on ka sinu kuulutuse üks määravaim faktor, sinu sisemine tahe. Kui sul seda tahet ei ole, nagu Martin ütles, sa ikka oled siiras Jumala eest, sa ikka palvetad ja tead, ta tekitab selle tahte sulle. Ta paneb mingisuguse mootori tööle, mida sa ise ei oleks suutnud nagu käima tõmmata, et see on liiga nagu suure käijaga. Ja siuke Jumala mees nagu Benny Hinn on öelnud, et mida enam sa veedad aega Jumal lähedalolus, seda enam kulutatakse sinu sisemist mina ja ego ja seda enam hakkad sa kuulma paremini, mida püha vaim tahab läbi sinu teha sel päeval. Jumala häält võib kuulda siis, kui ta on ligidal. Amen. Amen. Järgmiseks ma usun, et palve läbi me saame võidmise pidada vaimulikku sõjapidamist. Jumal, Jim Zimbala, üks Brooklyni megakoguduse pastor on öelnud nõnda, et Jumala tööd saab kanda ainult Jumala vägi. Kogudus on vaimulik organism, kes peab vaimulikke lahinguid. Ainult vaimulik jõud saab sellele panna tööle, nagu Jumal seda ette näeb. Niisiis evangelism on sõjapidamine hingede pärast ning evangelist vajab selleks väge. Ja Benny Hinn ütleb ka, et inimlikust jõust selleks ei piisa ja keegi saab päästetud ega tervendatud ja saatanat ei saa siduda, kui pole väge. Jeesus ütles nõnda, et vaid te saate väe pühalt vaimult, kui see tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas kogu Juuda ja Samaaria maal ilma määrteni. Apostlite esimeses peatükis me loeme nii. Ja nii on see ka täna, et Jeesus järgivad saavad teha tema tööd koguduses ja koguduse kaudu vaid siis, kui nad on täidetud tema vaimuga. Üksnes siis neil on õige motivatsioon, üksnes siis neil on vägi temast kuulutada, üksnes siis suudame üles näidata edukaks kuulutuks tööks vajalikku eneseohverdust. Seda ütleb Robert Coleman, kes on mitmed evangelismi raamatuid kirjutanud. Nii et aga vaimulikust sõjapidamisest, Martin, ma tean, sul on üks lugu Kesturust, et vägi, Jumala vägi, räägi, kuidas see töötab ja toimib. No, ma sain ühe huvitava õppetunni ükskord olles Keskturul koos ühe sõbrannaga, üks vanem naisterahvas, me olime kahekesi, olime väljas ja otsisime inimesi, kellele kuulutada. Ja puutusime ühe mehega kokku, süüki keskealine mees, võib-olla 40 midagi ja hästi kummaline tüüp oli, ta oli väga piiri peal, vaat ei ole psühholoogiat õppinud, ei oska öelda, mis see täpselt on, aga siuke nii üles erutatud, nagu üles keeratud ja ta on täiesti liimist lahti ja väga hädas. Ja ma jäin temaga rääkima ja siis naisterahvas jäi veits eemale ja hakkas palvetama. Ja mina rääkisin temaga ja see mees esitas igasugust keerulisi küsimusi, ta oli nii ebastabiilne kuidagi ja huvitav oli see, et muidu on ikkagi see, et kui sa vestled, eks ju, kellegagi, siis tasub kuulata. Ära räägi oma asju, vaid kuula, mida teine inimene räägib, aga tol korral oli küll niimoodi, et ta hakkas midagi rääkima, mida me küsima või midagi seletama ja mu seest juba tuli vastus, ma teadsin, mida talle vastata. Ja siis see oli täpselt see õige vastus, mida talle vaja. Siis me vestlesime edasi ja ma kogu aeg mu seest tuli, ma teadsin, mul ei ole varem ega hiljem sükest olukorda, et ma sõna-sõnalt teadsin, mis ma pean talle kostma ja vestluse lõpuks ta oli rahunenud, ta oli rõõmus, ta oli rahulik ja pärast, kui me lahku läksime, siis ma mõtlesin, kõik see, et üks palvetas ja minul oli nii lihtne rääkida, ma ei pidanud kuidagi hakkama, ma ei tea, mingit psühholoogilise nõkse kasutama, et kuidas teda kuidagi seljatada, vaid ma lihtsalt teadsin, mida öelda. Ja siis ma sain sellest asjast aru nagu, et
et miks võib-olla Jeesus saatis jüngrid 2 kaupa. Sul ongi, üks on ees, paugutab ja teine on tagalas. Palvetab. Et ja niimoodi on kõik kaetud. Et siuke lahingpaari värk, see oli võimas kogemus. Et see pani kukalt sügama, et kas on vaja lihtsalt niisama pressida või peaks ikka rohkem palvetama. Amen. Ja järgmine punkt räägib ka sellest, et palve muudab keskkonna atmosfääri ja üks äratuskõneleja Charles Finney tal oli eestpalvetaja Nash, kes palvetas, kuni ta tundis, et vaimulik atmosfäär oli ette valmistatud. Ja kui ta oma palvekoormast tundis vabanemist, saatis ta sõna edasi Finnile ja ütles, et see linn on Finni tulekuks valmis. Tal oli eestpalvetaja, kes valmistas kuulutaja jaoks kõik ette. Ja igaüks, kes on korduvalt välja astunud, võib tunda erinevat avatust ja kinnisel ja lahtisel atmosfääril. Inimesed, kas on ülimalt avatud või ülimalt kinnised. Palve muudab seda. Oma hommikusel palve ajal võtsin aega, et paluda õhtuse tänavaaktsiooni eest ja kus me plaanisime minna tänavatel inimeste eest palvetama. See palve oli sügav ja kuidagi võitlev. Tugevas issanda ligiolus ning palve lõpus tuli teadmine, et täna on õhk puhas seal tänavatel. Enamus ajast selle tunni aja jooksul, kui me kõndisime vanalinnas ringi, peatasime inimesi ja palvetasime nende eest ja oli tore. Just tore oli. Liikusime juba tagasi Vabaduse väljakule kogunemispunkti, et ära minna. Kuid siis hakkas väljaku servas, hakkasime vestlema ühe rulatajaga. Vestluses tunnistasin, kuidas Jumal on minu elu muutnud ning sinna vestlusgruppi lisandus pidevalt rulatajaid juurde kuulama seda, mida me olime seal rääkimas. Ükshaaval tilkus sinna inimesed juurde, kuni lõpuks olime ringis, kus on 12 rulatajaid ja kõik nad olid ülimalt huvitatud ja suu ammuli kuulasid, kuidas me tunnistasime, mida Kristus meie elus teinud. Lõpus me palvetasime ringis ühispalve peale, mida sai ühel poisil selg terveks ning teisel kadus randmest valu ära ja Jumal kinnitas oma sõna tunnustähtedega. Selle paiga atmosfäär oli nii avatud ning noortega vestelda oli ülimalt lihtne ja loomulik. Ja see lausa üllatas mind. Vau, siuke avatus oli. Milline jõud on palves, mis muudab keskkonna atmosfääri. See on tõeline jõud, mis palves on. Nii et Martin, sul oli Villiga üks näide. Ja jälle üks näide. No vaat kui eelmine näide oli selline, kus mina rääkisin ja naisterahvas palvetab, siis ma Villiga olin kunagi siukses olukorrast, kus me olime ühes urkas. Oisi oli huvitav urgas ja vestlesime kahekesi ühe noormehega, võib öelda. Ta oli kodutu mees, kõva joodik, aga selle eest nagu jõudu oli nagu härjal. Tugev mees näha kohe, et vend on harjunud nagu lööma. ja siis me läksime temaga nagu vestlema. Ja ta ei olnud siukest tujus, et ta tahaks nagu mingisugust hullu vestlust aretada ja rusikad juba sögelesid ja siis ta hakkas Jumalat mõnitama. Wow. Ja hakkas seal paukuma, mida te üldse, see oli päris kohe. Ja tagantjärel Villit kuulsin, tema arvast siuksed asjad on nagu lõbused, no väljakutse. Aga mina väike õrna poisike, ma olin ikka täiesti mingi oppikene, mis nüüd saab. Ja siis nad seal hakkasid räuskama üksteise peale. Asi läks siukseks hirmsuks. Ma olin seal ka päris lähedal, mõtlesin, mis ma teen. Ja ma palvetasin lihtsalt, ma lihtsalt vaikselt pobisin oma ette, ma palvetasin, et Jumal muudaks selle keskkonna. Wow. Ja siis ta korraks ütles, tundis, et ta peab ikkagi turineerima minema, keeras ümber, lasi suraka sinna kuskile aia peale ja keeras ümber tagasi. Ja nägu oli muutunud, ta ütles, kuule Villi, et võtame rahulikult, et ei pea niimoodi tülitsema ja tegelikult ega ma üldse paha pärast ja jutt oli täiesti teine. Wow. Ma olin täiesti pöördes nagu, kas see sama inimene räägib 30 sekundit tagasi, ta oli lihtsalt siuke, et tahaks kõigile kere peale panna. Nüüd ta oli nii rahulik, alandlik ja siis oli tõesti siuke, jah, jällegi siuke kukalt kratsima panev kogemus. Vau, täiega võimas. Atmosfäär muutub, kui evangelist otsustab palvetada. Vägev. Palves Jumal valmistab inimeste südameid ette. Vestlesin oma pastoriga ajast, kui ta teenis kaplanina kaitseväes ja tema teenistuse läbi juhtis ta mitmeid noori mehi Kristuse juurde ja see oli imeline näha noori südameid pöördumas. Mitmed on tänaseni usus ja tegusad. Kuid siis mu pastor ütles midagi haaravat ja mis mulle kõige enam tegelikult meelde jäi sellest vestlusest. Ta ütles, et see ei tulnud võitluseta.
me sõdisime palves võimsalt koos abikaasaga nende hingede eest. Hingede pääste ei sünni niisama, sest saatan ei anna oma meelevalla alt niisama hingesid Jumalale. Need tuleb pimeduse valitsejalt kätte võidelda. Võimu vahetuseks on vaja sõdida. Ja mulle meenusid kohe Pauluse sõnad, meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejate, kurjade taevaaluste vaimudega. Ma sain kohe kinnitust mõttele, et hingede pääste ei ole emotsiooniotsus, mis järgneb osavale usukuulutaja tööle, vaid see on võiduhetk, kus me lakkamatu palve võitluse tulemusena on pimeduse maailm alla andnud. Nad peavad alla andma, sest meil on nimi Jeesus, kelle nimel me palvetame. Ja oma vaimumaailmas ma näen kogudust, kes võitleb vaimulike tõeliste relvadega, mitte vibu ja odadega, emotsioonidega. Sest ainult võitlus hingede pärast valmistab inimeste südameid ette ning sünnitab vaimulikke lapsi. Seda on inimlikult raske selgitada, mis inimese südames on vaja, et kuulja evangeeliumi vastu võtaks. Ning veel raskem on seda vajadust inimlikult tekitada. Aga kuulutaja evangeeliumi esitlus peab olema harmoonias taustal töötava vaimutööga. Vaim tekitab evangeeliumi kuulutajale südames tuntava vajaduse ning valusa teadmise, et tema hing on kadunud ning teadmine, et see ei lähe lihtsalt niisama ära. Nii et evangeeliumi kuulajale, mitte kuulajale tekitab vaim selle tunde, et ta on ilma Jumalata kadunud. Seda ei saa sina tekitada, seda saab püha vaim tekitada, seetõttu palveta. Ühel suvel ma sain inspiratsiooni Robbie Dawkinsi loost, kes oma kogudusega Chicagos, nad rakendasid 3-kordse tagasimakse meetodid. Ehk siis kui getos seal keegi linnas ära mõrvati, siis nad läksid tänavatele ning vastutasuks, karistuseks päästsid 3 hinge ära kättemaksuks. Kuritegevus lakkas seal drastiliselt ja politsei tunnistas, et ametlikult, et see kuritegevuse vähenemine oli Robbie ja tema kogudustegevuse tagajärg. Inspireerituna sellest loost hakkasin ise kirglikult usus ootusega võitlema hingede päästmise eest ja oodates reaalset päästmisi ka. Pool aastat edasi sellest inimese hetkest on mul olnud eesõigus juhtida mitmeid inimesi Jeesuse juurde ja terve aasta möödudes sellest, kus ma mitmeid kordi olen taas intensiivselt mõni nädal sõdin nende hingede eest ootusega. Ma olen näinud terve aasta jooksul 5 inimese pöördumist isiklikult üks ühele, kui ma olen nendega vestend ja palvetanud päästepalve. Ja ma näen, et see lõikus tuli esile iga kord peale seda, kui mu palvelu muutus palumisest agressiivseks sõdimiseks hingede pärast. Nii et palveta siis ootusega, et midagi sünniks, sest ainus asi, mis on hullem mitte palvetamisest, on palve ilma ootuseta, et midagi sünniks. Nii et mind on aidanud see, et ma olen teinud nimekirja inimestest, keda ma tahan, et nad saaksid päästetud või igatsen või Jumal on südamele pannud. Ma panen need nimed siia, ma võtan eesmärgiks iga päev mingite nimedest palvetada ja siin on mul flyeri peal ka näidispalved mitmed kirjakohad, mis aitavad mul tema eest palvetada, et mu palve ei oleks lihtne ja lihtsakohaline, et Jumal päästa nad, vaid et mu palved oleks sellised, et Jumal tõmbaks selle isiku endale lähemale, et ta sooviks teda tundma õppida, kuuleks ja usuks sinu sõna, saatan vabastaks ta pimedusest, püha vaim näitaks talle pattu ja seda tunnetust, Jumal saadaks kedagi kuulutama, annaks mulle julgust kuulutada, et see isik pöörduks patust ja paneks kogu oma lootusi Jumalale ja tunnistaks Jeesust oma päästjana. Nii et see flyer aitab paluda palveid ja just tunnetada ära, mis palvet tema jaoks eest on vaja palvetada. Nii et selles kursuses me paneme sulle ka kaasa just selle flyeri, kus sa saad oma lähedaste ja sõprade nimed panna, kelle eest paluda ja siis need näidispalved, mis aitavad sul võidelda, sõdida hingede eest nõnda, et saatan annaks nad pimeduse meelevallast kätte sinule, et sa võiksid võita nad Kristusele. Jeesuse nimel. Vot sellised huvitavad mõtted täna siis evangelismi palve teemal ja siia otsa tuleb kohe teine loeng, kus me räägime kuulmisest ja kuulekusest. Nii et sõnakuulelikkus, kuidas olla püha vaimule sõnakuulelik ja sellel teemal on ka põnevad lood ja näited, kuidas Jumal on meid selles teemas juhtinud. Nii et kohtume järgmises videos.